Kas sa tead, kui palju lapse arengut mõjutab see, et ta saab rääkida ja mõelda oma kodukeeles? Selles peatükis, mille mina Natalja Tšuikina kirjutasin koostöös Kristi Tarasoviga, räägin, miks lapse kodukeele ja kultuuri tunnustamine lasteaias ei ole ainult märk austusest, vaid vundament enesekindlusele, identiteedile ja õppimise rõõmule. Peatükk avab, kuidas perekonna keelepoliitika kujuneb ja millised tegurid seda mõjutavad. Selgitan, milliseid strateegiaid ja valikuid vanemad teevad oma lapse keele arengu toetamiseks ning kuidas kodune keskkond, kogukond ja haridussüsteem mõjutavad lapse mitmekeelsust. Rõhutan, et kodukeele säilitamine toetab mitte ainult lapse keeleoskust, vaid ka tema kultuurilist identiteedi ja peresuhteid. Peatükis saad teada, milliseid tegevusi saab kodukeele toetamiseks kasutada nii pereringis, kogukonnas kui ka lasteaias. Räägin ka sellest, kuidas õpetajad ja lapsevanemad saavad koostööd teha, et laps tunneks end väärtustuna ja saaks kasvada mitmekeelses ning kaasavas keskkonnas. Loe peatükist edasi, et leida praktilisi näiteid ja soovitusi kodukeele hoidmiseks ja arendamiseks.